Tervist. Juba naljakas, eks ole, ma tean. Ma pole kunagi varem näinud, kui Sahv räägib. Koroona, kevad. Super. Mis teil, maskid ees? Ma tean, paljud vaatavad, miks sul ei ole. Ma proovisin läbi selle rääkida. Kõlab nagu siis, kui ma täis olen. Mõtteid sama vähe, tekst samasugune. Kevad, väga äge aeg. Istusin kodus 3 kuud. Või noh, istusin on palju öeldud, ma laman enamasti. Aga olin kodus ja avastasin, et mu elus on midagi puudu. Lugesin sotsiaalmeediast väga palju üleskutsed, et Eesti mehed võiksid olla rohkem mehed. Ma läksin selle haibiga kaasa. Tellisin endale Jesper Parve raamatud. Alahinnatud kirjanduse liik, ma ütlen. Ma enne seda mõtlesin, et kõige suurem depressiivne lugemiskogemus minu elus oli Tõde ja õigus. Oi, kuidas ma eksisin. Antonist ma saan aru. Anton tahtis lihtsalt olla üksi elada venna kulul. Venna naine keeras käru, rääkis oma sõbrantsi ära, too sebis Antoni ära. Anton oli klassikaline Eesti mees, ütles, et nojah, lähme. Ta ei hakanud vastu. Ta teadis, pole mõtet. Ma siis mõtlesin, et tahaks teada, kuidas nagu teistmoodi ja lugesin Jesper Parvet. Esimene raamat, kes ei tea, tal on neid 3 tükki. Kõik on sama pealkirjaga. Pealkiri on Mees. See on kurat, kui ma 3. lõpuni jõuan, mind ei ole mitte miski kinni. Esimene oli üllatus, ma ei olnud selleks valmis. Hakkasin lugema, sain juba 3. leheküljel teada, et naistele meeldivad mehed, kes käivad duši all. Kurat, ma läksin oma duši nurka, ma ei tundnud 2 päeva välja rees. Ma olin seal, ma mõtlesin, no ma tunnen, maskuliinsus tuleb. Ja mul on mida pesta. Tulin duši alt välja, lugesin edasi, jõudsin 100. leheküljele, esimene pettumus. Jesper teatas, et oluline on ka see, et sul oleks hea soeng. Jesper, mis mõttes? Nagu kust ma ta võtan? Anna soovitusi, anna juhiseid, kus poes müüakse. Läksin oma juuksuri, ütles, et ainus viis sinule hea soeng teha on su pea tagurpidi panna. Ma olin siuke, et ma juba tundsin, et mu maskuliinsus retke katki. Aga mõtlesin, ma ei anna alla, ma ei ole Anton Hansen. Tammsaar oli ta talu nimi. Lugesin lõpuni. Minu lemmikosa esimeses raamatus oli see, et ma sain teada midagi sellist, mida ma poleks kunagi tahtnud teada. Nimelt Jesper räägib seal sellest, et tal on selline raske probleem, et kuna ta naine, kui esimest korda rase oli, siis ainus võimalus, kus ta sai temaga seksida, oli see, kui teised lapsed vaatasid teletupse. Ja nüüd ta läheb teletupsede muusika peale kõvaks kogu aeg. Ma proovisin sama, vaatasin teletupse 2 päeva, 0 reaktsioon. Ainus, milles ma veendusin, tolmuime on pervert. Ma jätkasin oma eksirännakuid, võtsin ette teise raamatu. Mõtlesin, et Mees ruudus. Mõtlesin, kurat, et dušinurk enam ei lähe. Teine raamat on palju väljakutsuvam, sealt ma sain teada, et naistele meeldivad mehed, kes võtavad kontrolli. Ta küll ei seletanud milles. Et ma siis läksin, peksin vastu naabri naise ust 2 päeva. Üritasin võtta kontrolli. Tuli välja, et ta on puhkusel. Võtsin kontrolli endale tagasi, läksin koju. 3. ei ole jõudnud veel lugema hakata. Õigemini ma ei ole julgenud seda lugema hakata, sest ma ei kujuta ette, mis sealt edasi tuleb. Ma olen ennast juba nii palju pesnud, et ei taha. Sonksi ma pole leidnud. Kontrolli võtmisega, nagu näha, ei tule väga hästi välja. Samas naabrinaine tuli puhkuselt tagasi, et eks ma õhtul proovin jälle. Aga üks teine asi, mis mul Jesperi teist raamatust nagu silma jäi, oli see, et ütlesid, et trenni peaks ka tegema ja ma mõtlesin, et ma proovin. On nagu millega töötada, materjali on. Hakkasin jõusaalis käima, suurepärane kogemus, soovitan kõigile. Ma valisin Ülemiste MyFitnessi, see on mu kodus sitaks kaugel. Tähendab, see on motivatsioon, nagu sinna minema hakata, et see Google Mapsist vaatad erinevaid marsruute ja sa saad aru, et kuni sa kohale jõuab Jesperi 3. raamatu ära lugeda. Aga mulle jooksis meeldib ka väga lihtsal põhjusel. Üks on see, et ma ajan kõik kulturistid närvi. Ja mitte oma saavutustega, vaid oma välimusega. Sest tüüp, sa näed sinna, sa näed, mehed on vaeva näinud, steroidi liigub, testosterooni hingatakse, kõik jutud. Meestel on 2 numbrit väiksemad särgid, et kõigil oleks kaugelt näha, et nad pumpavad lihast. Ja nad on seal üksi selle peegli ees, sest kõik naised saalis tahavad näha, kas vaalapoiss veel elus on.
see muskel ei huvita, nad nagu tahavad näha, kas mina ellu jään. Sest need hääled, mis sealt kuradi tulevad selle kangi alt. Hiljuti üks neiu kommenteeris, kurat, ma töötan sünnitusmajas, seal ei ole nii huvitav. Mina litin seal rauda. Ise vere maitse suus, mõtled Fancy Jesper soovituse eest. Ja ostsin endale uue treeningvarustuse, vana läks katki. Bit too much rauda. Et nüüd mul on uued dressipüksid, eelmised pidavad 20 aastat vastu, vaatame, kuidas nendega läheb.